Teatud ametikohad nõuavad väga palju otsuste tegemist. Teatud eluvaldkonnad tähendavad, et igapäevaselt tuleb teha otsuseid, mis võivad mõjutada sinu tulemusi või väga paljude sinu alluvate või sinu treenitavate tulemusi. Nii muutub otsustamine iseenesest väga oluliseks oskuseks. Sellepärast ongi palju nõuandeid, õpetusi, kuidas otsuseid kiiremini teha, paremini teha. Ja siinkohal tasuks meeles pidada, et me saame teha otsuseid nii palju, kui meil on parasjagu informatsiooni. On see meie kogemus, on see mingi info, mis me oleme saanud ja selle põhjal me saamegi teha otsuseid. Nii et isegi kui otsus on vale, siis otsuse tegemata jätmine tihtipeale võib isegi rohkem kahju teha. Teiseks otsuse tegemise niisuguseks heaks tööriistaks, mis minule endale väga meeldib ja millega coachingus väga tihti tegelikult me tegeleme, kust tuleb takistus otsuse ja valiku tegemisel, on see, et me tegelikult ei ole väga selged kas oma väärtustes või oma tuleviku eesmärkides ja kuidas see tänane otsus on sellega seotud. Nii tasubki panna tähele, et kui otsused hakkavad muutuma väga raskeks, on see sinu treeningplaani osas, on see sinu karjäärivaldkonnas, on see mingisuguses projektis teistega koostöös, teiste soovitamisel, siis tasub mõelda, kas küsimus on otsuse tegemise raskuses või selles, et sa tegelikult ei tea, kuidas see on seotud sinu eesmärkidega, et eesmärgid on segased. Nüüd üks põnevam asi pidevalt otsustajate jaoks on aga see, et kas alati peab tegema otsused. Ja olles ise valdkondades töötanud, kus otsuste tegemine on igapäevane, kus kogu aeg peab mingisuguseid valikuid tegema, sest ressursid on piiratud, on see aeg, on see raha, on see tähelepanu, seda nii sportlastel, aga ka kommunikatsioonis, kui ma olen kommunikatsioonivaldkonnas pigem vastutanud. Mis ma ühel hetkel märkasin, on see, et see oskus otsuseid teha on nii hästi vilunud, et see hakkab mõjutama hoopis minu kontrolli soovi. Ehk siis ma muutusin palju kontrollivamaks, kuna ma teadsin, et mina oskan valida, ma tean, kuidas teha, siis ma ei andnud teistele seda võimalust, kartes, et teiste otsused ei ole nii head kui minu omad. Ja kui sul on endal samamoodi, et sa oled meeskonnas, kus sa tajud, et võib-olla sul on kergem mingeid asju ära otsustada, ära teha, või ka oma elus tegelikult, et mingid küsimused on hakanud üles tulema, näiteks karjäärivalikus, siis võib-olla see ei ole sinu otsustada. Võib-olla sul on vaja otsustamisest hoopis puhata ja võib-olla küsimus on hoopis selles, et kas sa püüad iga üksikut elementi kontrollida rohkem, kui seda oleks vaja. Mõtle sellele natukene, et mis juhtuks, kui sa jätad mõned asjad otsustamata, mis juhtub, kui sa lükkad mõned otsustused täiesti murevabalt edasi. Kui sa võtad pausi endale otsustamisest, et sa ei hakka otsima, et kuidas kiiremini või paremini otsida, kuidas leida võib-olla rohkem informatsiooni, vaid annad selle vastutuse mõneks ajaks, mõneks katseks, mõnel teemal ära. Ja see tundub mulle olevat isegi kohati raskem. Mina kasutasin mingi periood hästi aktiivselt sellist terminit, et võta nüüd sina see executive decision ehk siis juhtiv otsuse tegemine, ma annan selle ära ja ma olen kõigega, mida sa valid, okei. Seda on eriti hea kasutada näiteks lähisuhetes, sõpradega, kaaslasega, kus näiteks järgmise reisi sihtkoha osas ütled, et sa ei avalda arvamust, sulle on okei ükskõik, mida teine valib. Ja siis sa pead tulema toime sellega, et ta valib koha, mis sulle võib-olla ei meeldi. Ja see on omaette põnev katsetus. Ja loomulikult töö või tiimi kontekstis, et kuidas sa tuled toime sellega, kui keegi valib lahendused, mis võib-olla sulle ei ole okei, niimoodi
nagu, mida sa ei teeks, aga samas nad on tegelikult head valikud, et kas selle kontrolli äraandmine on sinu jaoks mugav või pigem keeruline. Ja läbi selle märkad sa ise, millega tegelikult tegeleda tuleks. Kas sellega, et õppida juurde kiiremini otsustamise tehnikaid, saada aru, kus sinu väärtused, sinu sihid on, et tegeleda sihi seadmisega, õigesti eesmärkide sõnastamisega või märkamisega, et võib-olla on elu jooksul mingisugused väärtused muutunud, mis täna juba hakkavad siis takistama sinu igapäevaelu või valikute tegemist. Või siis tegelikult oleks vaja natuke kontrolli ära anda, kas või ajutiseks. Eriti on seda hea muidugi nädalavahetusel katsetada. Need olid minu mõtted. Anna teada, kas sinu jaoks on otsuse tegemise protsess või oskus oluline või on hoopis selle kontrolli äraandmine sinu jaoks oluline või on hoopis mingid väärtuse küsimused, mis sellise valikute tegemise juures sinu jaoks põnevaks väljakutseks praegu on. Anna teada, räägime, suhtleme.